Nii, tere tulemast kõigile siia esimesse teaduskohvikusse. Te ilmselt juba kõik teate, kuhu te tulnud olete. Kes on veel ilma küpsiste tee või kohvita, siis seal ees või nii-öelda teie selgade taga siis hetkel on veel lauad olemas. Nad jäävad sinna kuni terve selle kohviku kestuseni, et võite vabalt sealt minna võtta endale kehakinnituseks midagi. Aga teaduskohvikute sari on siis selline mõnus hubane keskkond, kus kõigil inimestel on võimalik antud teemadel siis kaasa mõelda ja hiljem rääkida siia kutsutud erinevate teadlastega neile endale huvi pakkuvatel teemadel. Ja täna on meil siin külas, täna on siis muusikapäev, ja täna on meil külas Teatriakadeemia professor Jaan Ross, kes räägib ja näitab filmi ja teeb ka mõned joonised teemalisest, miks teeb muusika meil tuju heaks. Muusika- ja Teatriakadeemia. Ma olen tegelikult muusikateadlane, mitte teatriteadlane. Selge, Muusika- ja Teatriakadeemia professor Jaan Ross. Aga kui teie kõik olete valmis, siis professor on öelnud ka tema on valmis, nii et saamegi siis täna alustada. Tere kõigile ja meeldib teid siin näha. Huvi tundmas muusika ja emotsioonide vastu. Ma mõtlesin, et ma alustaksin oma loengut kahe osutusega sellele, kuidas muusika tegelikult põimub mingisuguse teise kunstiliigiga sel viisil mõjudes vaatajale või kuulajale märksa tugevamalt, kui ta seda üksi suudab teha. Ja esimene niisugune põimumine oleks ooper, kus siis kokku saavad ühelt poolt muusika ja teiselt poolt lavaline dramaturgia. Ja ma usun, et ma ei tee teile ülekohut, kui ma oletan, et ka teie seas on inimesi, kes aeg-ajalt vähemasti ükskord on esitanud enne selle küsimuse, et mis asi see ooper on. Millises vormis te selle küsimuse esitate, sõltub teie temperamendist. Mõni võib-olla küsib, mis jama see seal laval toimub. Miks peaksin ma uskuma, miks ma peaksin tõsiselt võtma neid puumõõkadega vehkivaid tenoreid või armastajapaare, kellest kumbki on nii oma 120 kilo raske. Ja lihtne vastus, kui keegi tahaks minu käest siis sellise küsimuse küsida, siis lihtne vastus sellisele küsimusele oleks see, et ooperi dramaturgia on sootuks erinev draama lavastuse dramaturgiast ja viimase 20 aasta jooksul on seda küsimust põhjalikumalt käsitlenud saksa muusikateadlased Albert Kier ja Karl Dahlhaus, kes on püüdnud siis eristada neid tegureid, mis ooperi dramaturgias toimivad sootuks teistmoodi kui sõnalavastuse dramaturgias. Ja esimene selline tegur puudutab aja kulgemist teoses. Esiteks on selge, et ooperisse jutumärkides mahub vähem tegevust, see tähendab aega kui sõnalavastusse ning vastavat suhet on Albert Kier püüdnud isegi arvuliselt hinnata, osutades näiteks, et 17. ja 18. sajandi ooper võiks sisaldada tegevust draamatekstiga võrreldes
vaid 2/3 kuni poole mahu ulatuses. Ja kui me liigume siit edasi romantilise ooperi suunas 19. sajandisse, siis see aeg, mis mahub ooperisse tänu siis pikematele aariatele, mis ooperi arenguga tulevad kasutusele, oleks veelgi väiksem. Nüüd teine ooperi žanri poeetikale iseloomulik tunnuste kompleks on seotud teose struktuuriga. Dahlhaus on märkinud, et kui sõnalavastust tavaliselt kannab dialoog, inimesed laval räägivad teineteisega või üksteisega, siis ooperis asendub dialoog tihti monoloogiga, ehk siis osatäitjad pöörduvad otseselt publiku poole, nagu näiteks proloogis, epiloogis, kooristseenides ja loomulikult ka aariates ja ansamblis. Ja siin on ka huvitav märkida, et ajakulg ooperis on märksa vähem lineaarsem, kui ta on sõnalavastuses, ehk siis kuidas ooper toimib. Aaria, solist laulab aaria ära, aaria vältel võiks öelda tegevus tavaliselt seisab. Aarias räägitakse sellest, kuidas kangelanat armastab või ka vastupidi, mitte midagi erilist ei juhtu. Ja aariad siis ooperis on katkestatud retsitatiividega, kus tegevus järsult kiireneb, kus räägitakse, tähendab nii-öelda pool lauldes räägitakse väga kiiresti, kus nii-öelda tehakse taha see aeg, tehakse tagasi see aeg, mis on, ütleme, aariates jutumärkides ära kaotatud. Ja lõpuks kolmas oluline ooperit iseloomustav erisus võrreldes sõnalavastusega on ooperi suurem vaate mängulisus. Ehk siis ooper on pompöössem kunst kui draamalavastuste puhul tihti saab neid teha väga odavalt tubateatris, Black Boxis, siis ooper tavaliselt nõuab kalleid kostüüme, kalleid dekoratsioone. Nii et ooper on väga elitaarne kunst ja siit tulenevalt esitatakse aeg-ajalt ka ühiskonnas küsimusi, kas meil on ooperit sellisel kujul vaja, kas ta ei ole liiga elitaarne, kas ta ei ole liiga kallis pidada. Need kalliduse ja odavuse küsimused muidugi tõusevad esile ka teiste valdkondade puhul. Näiteks siin Tartu kontekstis võib-olla võiks tekkida küsimus, kas klassikalise filoloogia eriala ülikoolis on liiga kallis pidada, kui tänavu aastal 3 magistratuuri kohale sellel erialal ei olnud ühtegi soovijat. Aga see nii mööda minnes. Aga nüüd ma tahaksin teile näidata katkendit filmist Fahrenheit 911. See on üsna tuntud dokumentaalfilm, mille režissöör on Michael Moore. See on esimene dokumentaalfilm, mis sai peapreemia Cannes'i filmifestivalil
nagu pealkiri ilmselt ka seletab, tegemist on selle 11. septembri päevaga aastal 2001, kui Al-Qaeda korraldas võimsa rünnaku USA-le. Rünnati Pentagoni, aga kõige sümboolsem oli siis see kaksiktornidesse lennukiga sissesõit enesetapu terroristide poolt. Ja see filmi katkend, mis ma teile tahaksin näidata, selle pikkus on 5-7 minutit, aga seda vaadates ma palun, et te pööraksite tähelepanu visuaalse ja kuuldelise plaani suhtele teineteisega selles katkendis, ehk siis jälgige palun seda, kui suure osa emotsionaalsest laengust võtab enda alla muusikaline või heliline plaan ja kuivõrd alla surutud siis režissööri tahtel on selles filmi katkendis visuaalne plaan, ehk siis paar näidet, mida te kohe näete. Neid klassikalisi kaadreid, kuidas lennukid sõidavad tornidesse sisse, filmis ei näidata. Selle asemel on must ekraan. See ei ole mitte tehniline viga, vaid kavatsuslik. Siis edasi, kui sündmus on toimunud, siis ei näidata mitte seda, mis on kaksiktornidest järele jäänud, aga seda, kuidas inimesed vaatavad üles. Ja kogu selles asjas on, miks ma olen selle katkendi valinud, kogu selles asjas on üsna tugev ka Eesti element, ehk siis see muusika, mis kõlab taustaks nendele kaadritele, kus inimesed vaatavad purunenud kaksiktornide poole. See muusika on Arvo Pärdi, meie kaasmaalase kantus Benjamin Britteni mälestuseks ja ma ei saa siin jätta ütlemata remargi korras, et Pärdi muusika on osutunud erakordselt edukaks filmi muusikaks kogu maailmas, kui Kaire Maimets-Volt kirjutas oma doktoriväitekirja Pärdi valmis filmi muusikast. Mis see tähendab valmis filmi muusika? See tähendab seda, et kui Pärt ei olnud veel lahkunud 79. aastal algus Austriasse, siis Berliini, siis ta kirjutas muusikat tellimusel. Ta kirjutas muusikat dokumentaalfilmidele, näiteks Enderby Valge maa või siis Leida Laiuse Uku Aru. See on üks osa, üks rubriik Pärdi filmi muusikast, aga see teine osa, mis on plahvatuslikult praegu laienenud kogu maailma filmikunstis, see on tema Tintinnabuli stiil. Seal on mõned niisugused favoriitpalad nagu Fratres või Alinale. Ja ma arvan, et tänapäevaks on Pärdi Tintinnabuli stiili kasutatud pluss-miinus 100 filmis vähemalt. Kusjuures see muusika on omandanud teatud konkreetse
kontekstuaalse sisu. Ehk siis see muusika ilmub filmides situatsioonides, mis mingis mõttes on korduvad, et mitte öelda stereotüüpsed. Need on situatsioonid, mis on seotud eksistentsiaalsete hetkedega inimeste elus, sünd, surm ja teised sama sugused. Ja tähendab, nii nagu me kohe selles Fahrenheiti filmis näeme, ka siin on tegu katastroofiga, kus siis Berti muusikat kasutatakse selle katastroofi, ma isegi siin ütleksin peamise kandjana, kuigi samal ajal ka muidugi võimendajana, sellepärast et vaatajad saavad aru ju, mis toimub isegi siis, kui visuaalne plaan on suhteliselt vähe esindatud, aga Michael Moore'i kui helilooja, kui režissööri geniaalsus seisneb just selles rõhuasetuses muusikalisele ja mitte visuaalsele plaanile. No võib-olla siis ka niisugune poliitiline kommentaar, mis on tõenäoliselt teile tuttav, et Michael Moore oli väga suur George Bushi vastane, nii et see film on tehtud Bushi suhtes väga kriitiliselt, see nii-öelda demokraatliku partei seisukohtadest. Colin Powell vist. Praegu on rõhk visuaalsel. Taustmuusika on suhteliselt mitte midagi ütleb.
nüüd algab päev. On September 11th, 2001, nearly 3,000 people, including a colleague of mine, Bill Weems, were killed in the largest foreign attack ever on American soil. The targets were the financial and military headquarters of the United States. If anyone has any idea if they've seen him or knows where he is, to call us. He's got two little babies. As the attack took place, Mr. Bush was on his way to an elementary school in Florida. When informed of the first plane hitting the World Trade Center, where terrorists had struck just 8 years prior, Mr. Bush decided to go ahead with his photo opportunity. Kuna minu eesmärk ei ole olnud, ei ole praegu olla Vabariikliku partei kriitiline, siis ma siinkohal selle katkendi näitamise lõpetan. Ja et mu jutt ei jääks liiga impressionistlikuks, siis räägin teile umbes 10-15 minutit teooriat ja siis pärast läheb asi jälle lõbusamaks, nii et püüdke see 10-15 minutit mind välja kannatada. Muusika ja emotsioonide käsitlemisel on kaks osapoolt. Muusika ja kuulaja. Kuulaja kuulab muusikat. Nüüd üks peamisi küsimusi selle juures on püüda kindlaks teha, kus emotsioonid tekivad. Ja siin on muusikateadlaste ja psühholoogide mõtlemises viimase paarikümne aasta jooksul tekkinud oluline nihe. Ehk siis väga tunnustatud Briti muusikateadlane Nicholas Cook on seda nihet, paradigmaatilist nihet väljendanud niimoodi, et kui vanasti me pöörasime rohkem tähelepanu muusikat kirjeldavatele hoiakutele, siis nüüd me oleme hakanud rohkem tähelepanu pöörama muusikat väärtustavatele hoiakutele. Kui see lause võib-olla rohkem inimkeelde tõlkida, siis küsimus on selles, et kas emotsioonid on kuidagi kodeeritud muusika teosesse või tekivad emotsioonid muusika ja kuulaja koos mõju tulemusena.
ja nii ootamatu, kui see ka ei ole, õiged on mõlemad vastused. Aga me näeme siin küllaltki põhimõttelisi erinevusi sõltuvalt sellest, kas asjaga tegelevad psühholoogid või asjaga tegelevad muusikateadlased. Psühholoogide puhul on küllalt palju jällegi viimase 10 või ka 15 aasta jooksul energiat kulutatud sellele, et näidata, kuidas muusikasse on võimalik kodeerida erinevaid emotsioone ja kui teie hulgas peaks olema psühholoogia, siis need erinevad, need põhiemotsioonid, mida psühholoogias tavaliselt eristatakse, on rõõm, kurbus, viha ja hirm. Ehk siis on tehtud väga suurel hulgal katseid, kus pillimängijal, interpreedil on palutud mängida mingit muusikapala vastavalt siis kas rõõmsalt, kurvalt, vihaselt või hirmunult ja siis on tehtud kuulmistest ja leitud, et jah, kuulajad saavad tõepoolest aru sellest, milline konkreetne emotsioon on siis ühte või teise esitusse kodeeritud. Muusikateadlased on sellise lähenemisviisi suhtes mõnevõrra kriitilised. Nad ei eita seda päriselt, ei ole mingisugust kahtlust, et meie elus esineb situatsioone, kus muusika peamiseks ülesanneks on kommunitseerida mingit emotsiooni ja võtame kas või sellise igapäevase kurva näite nagu matused. Matusele ei tuleks kellelgi pähe mängida kiireid ja mažoorseid lugusid, pigem on need lood aeglases tempos ja minoorsed ja nende ülesanne on võimendada või siis kommunitseerida seda kurba meeleolu, mis üldiselt matusalitust peab saatma. Samamoodi kui pulmades mängitakse näiteks Mendelssohni kuulsat pulmamarssi, et siis ka siin sel puhul on ilmne, et muusika ülesandeks on kommunitseerida seda rõõmsat meeleolu, mis pulmades peab valitsema. Aga muusikateaduse seisukohast on need pigem erijuhtumid kui üldjuhtumid. Ja kuna mu aeg on piiratud, siis paratamatult ma ei saa sellesse küsimusse väga põhjalikult süveneda, aga ma tsiteeriksin paari lauset, mis erialast kirjandust lugedes on mulle meelde jäänud. Ühe autor on meie seast paar aastat lahkunud USA oma aja kõige tunnustatum muusikateadlane Leonard B. Meyer ja Meyer ühes oma artiklis on esitanud retoorilise küsimuse, miks meremehed, kui nad sadamas viina võtavad, hakkavad laulma kurbi minoorseid laule ja mitte mažoorseid. Sellele küsimusele jättes tegelikult vastmata. Siis on üks tore ingliskeelne lause, mis kõlab niimoodi: Never met a musician who regretted for being one. See tähendab, see lause viitab kaudselt sellele, et muusika
suudab inimest köita enda külge valdavalt positiivsete emotsioonidega ja kui me tuletame veel kord meelde neid 4 psühholoogiateaduses eritletavat põhiemotsiooni, siis ma juhiksin tähelepanu sellele, et nendest ainult üks on positiivse märgiga, see on rõõm, ja teised, kurbus, viha ja hirm, on negatiivse märgiga. Et see tekitab õigustatud küsimuse, kas me üldse saame muusika käsitlusel rakendada seda psühholoogias välja arendatud emotsioonide tüpoloogiat, ehk siis ma äsja kirjeldasin, kuidas on tehtud katseid selle kohta, et muusika jah, tõepoolest suudab edasi anda ka viha ja hirmu, aga küsimus on selles, kas see on muusika eksistentsi seisukohast relevantne küsimus. Ja sellest probleemist me saame tegelikult üle niimoodi, kui me loobume muusika käsitlemisel konkreetsete emotsioonide eritlemisest ja räägime muusika emotsionaalsest sisust üldiselt, ilma viha, hirmu, rõõmu ja kurbust eristamata. Ja siin ma tahan lühidalt konspekteerida teie jaoks juba nimetatud Leonard B. Mayeri raamatut Emotion and Meaning in Music, mis on juba väga vana raamat, ilmunud 1956, aga muusikateaduses klassikalise teose staatuses ja Mayeri muusika ja emotsioonide mudel näeb välja umbes järgmiselt. Muusika puhul ei maksa kunagi unustada, et tegu on ajas lahti rulluva, ajas kulgeva nähtusega. See naljalt ei kehti ühegi teise kunstiliigi kohta, kuigi me võime muidugi arutleda selle üle, et ka kirjandust loetakse ju algusest lõpuni, kuigi on tehtud ka selliseid nalju, et kas inimene hakkab ajalehte lugema alates surmakuulutustest või juhtkirjadest. Igal juhul see lineaarsus kirjakultuuri puhul ei ole nii selgelt väljendatud, kui ta on muusika puhul. Muusikat lõpust algusesse kuulata ei ole võimalik. Ja Maier seletab meile muusika ja emotsioonide vahekorda niimoodi. Siin nüüd oleks väga hea omada natukene matemaatilise mõtlemise harjumust. See on aeg ja seda aega mööda kulgeb muusika, siis selle muusika kuulamine on võimalik enne selle ette kujutada üksteisele järgnevate ajaakende jadana. Mayeri järgi igale iga enninda ajaakna puhul kuulaja oma kogemusele tuginedes ehitab üles eeldused, mis võiks toimuda järgmise N+
üks ajaakna puhul. Ja need eeldused, need võivad täide minna ja nad võivad luhtuda. Ja kui kogu muusikateose jooksul kõik eeldused või peaaegu kõik või suur osa eeldusi täitub, siis selline muusikateos on meile igav, sellepärast et ta ei paku mingisugust põnevust. See on nii, nagu vaadata spordivõistlust, mille tulemus on juba teada. Ja nüüd vastupidine juhus oleks see, kui iga järgnev ajaline üksus absoluutselt ei vastaks sellele, mida me oleme eeldanud, et muusikas hakkab juhtuma. Ja selline muusika oleks meile igav, sellepärast et me ei saaks aru, kuidas see muusika on tehtud. Meil puudub igasugune valmistus saada aru selle muusika, kui ma tohin laenata terminid keeleteadusest, selle muusika syntaksist. Kui rääkida konkreetsetest näidetest, siis need viisijupid, mis meie peades vahel kipuvad kummitama, on ilmselt näide selle kohta, kuidas tegemist on liigtuttava muusikaga, mis enam ei paku rahuldust selles mõttes, et ta on liiga palju läbi kuulatud. Ja teine illustratsioon siis muusika kohta, mis on meile täiesti võõras. See võiks olla näiteks eksperimentaalne džäss või siis ka uusviini klassikute Bergi, Schönbergi ja Weberni dodekafoonilised teosed, millega laiem publik reeglina kuigi hästi kursis ei ole. Nii, ja nüüd tüürides seda jutuajamist lõpupoole tahaksin rääkida teile ühest magistri tööst, mis tehti juba mõned head tagasi Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis. Selle töö autoriks on Hendrik Saare. Selle töö eeskujuks oli varem Uppsala ülikoolis tehtud töö, kus inimestele anti kätte leht paberit ja paluti neil kirjeldada nende kõige intensiivsemat muusikaelamust elu jooksul, mida nad on kogenud. Ja neid kirjeldusi analüüsides esimene asi, mis torkab silma, on see, et nad on täiesti erinevad. Ehk siis see, kuidas üks või teine inimene on saanud muusikast tippkogemuse, sel ei tarvitse olla midagi ühist sellega, kuidas teine inimene on selle kogemuse saanud, mis viitab muusikapsühholoogia seisukohast olulisele tõsiasjale, nimelt sellele, et ei ole olemas üht õiget muusika kuulamise moodust. Et kui ma ennist viitasin sellele, et 20. sajandi esimesel poolel on väga palju keskendatud
ei keskendutud sellele, et leida muusikateosest üles, mis on siis need tunnused, mis muudavad ühe teose heaks ja teise teose halvaks, siis praeguseks me oleme jõudnud palju pluralistlikuma vaatepunktini, kus me ütleme, et igaühe võõrandamatu õigus on kuulata muusikat nii, nagu ta seda ise soovib, mitte keegi ei saa talle seda öelda. Tähendab, Theodor Adorno muuseas on püüdnud seda öelda. Adornol on olemas siis tema 12. muusikasotsioloogia loeng, kus on olemas kuulajate tüpoloogia, mis on rangelt hierarhiline, kus siis tipus on täiuslik kuulaja. Adorno siis iseloomustab, kuidas täiuslik kuulaja peab välja nägema ja all tipus on siis see lumpen kuulaja, kes kuulab muusikat nii valesti, kui üldse olla saab. Tänapäeval me peaksime seda poliitiliselt ebakorrektseks, et mitte öelda rassistlikuks. Aga siis oma loengu lõpuks ma loeksin teile ette mõned tippkogemuste kirjeldused, mida siis inimesed on ilma igasuguste juhisteta, näpunäideteta pannud kirja Tartus. Mäletan, et see oli umbes 10 aastat tagasi. Esimene kirjeldus väga lühike. Tegemist oli elektroonilise muusikaga, mida mängiti klubis baari kõrval. Minnes baarist jooki ostma, jäin poolel teel korraks seisma. Järgmine hetk, mida märkasin, oli see, et muusika oli minu üle võimust võtnud. Mu keha elas muusikaga ühes rütmis. Hiljem panin tähele, et sama juhtus ka teistega, kes läksid baari õlle järele ja baari nad tegelikult ei jõudnudki. Siis mul ei ole praegu siin ühte teist kirjeldust, aga ma mälu järgi tsiteerin ühte lõiku sellest ja see kõlas umbes niimoodi. Jutt on siis viiulist, sooloviiuli kontserdist. Vapustuse garanteeris juba ainuüksi intonatsiooni puhtus, seda eriti topeltnootides. Siis siin üks kirjeldus, mis on üsna enesekriitilise inimese sulest, siis ta kirjutab. Muusikaline tippkogemus peaks olema midagi sellist, mida pole vaja teadlikult mälust otsida. Eeldades tohutut emotsionaalset valentsi peaksid need kogemused koheselt ja selgelt meenuma. Ehk siis, kui püstitati ülesanne kirjutada oma muusikalisest tippkogemusest ja ühtegi ei meenunud, võib järeldada, et neid pole üldse olnud. Adorno tüpoloogias, mida ma nimetasin, on selliste kuulajate jaoks ka oma lahter ja seda nimetatakse muusika suhtes ükskõikne kuulaja, kuigi kui me seda kirjeldust edasi loeme, siis me näeme, et tegemist on lihtsalt isiksuse tüübiga, kes näeb maailma võib-olla natukene rangemate filtrite läbi kui enamik meist. Ja nii siis kodanik A kirjutab. Ja võib-olla on selline kriteerium liiga range, sellepärast, et mingisugune mõju on muusikal minu elule kindlasti olnud. Ja mõnedel autoritel paladel suurem kui teistel. Aga ma ei ole kindel, kas nendel juhtudel tuleneb see põhjus muusikast või hoopis kõrvalistest teguritest. Meeleolu antud hetkel, isiklikud probleemid ja nende lahendused, ilm
ja nii edasi. Ja siin me näeme, et me jälle jõuame selle sama küsimuse juurde, et kas muusika emotsionaalne sisu on kodeeritud, nagu Lotman oleks öelnud, muusikalisesse teksti või sünnib ta muusika ja isiksuse koosmõjus. Ja ma isiklikult kaldun arvama, et enamikul juhtudel on ikka vist õige see teine variant. Tundub, et kõige õigem oleks siinkohal võtta otsustuse aluseks kuulamissagedus. Vaadake, milline süstemaatiline lähenemine asjadele. Kuigi liiga tihti ei saa ma mõnda muusikalist tippelamust või tippelamusega seotud lugu liiga sagedasti kuulata. Kontserdil pole mul kordagi õnnestunud tippkogemuse lähedasse olukorda jõuda isegi kõige meeldivamate kontsertide puhul. Sellel on 2 põhjust. Ma keskendun liialt moosekantide jälgimisele, sõrmede töö ja nii edasi. Tuletame jälle meelde siis, et kuidas kogemuse garanteeris intonatsiooni puhtus, eriti topeltnootides. Ja ma ei kannata avalikke kohti. Nii jääbki järgi vaid purgistatud muusika. Ja nüüd ta toob siis mõned näited oma tippkogemuste kohta. JMKE ja vennaskond kantud suure osa varasest teismeeast, oli ka parasjagu Eesti iseseisvumise aeg ja laulud nagu Tere perestroika ja nii edasi kandsid tolle aja vaimu. Siin on jällegi see muusika sotsiaalne komponent tuleb esile, tähendab muusika, jällegi muusika ei ole tekst omaette, aga muusika on miski, mis on seotud sellega, mis meie ümber toimub. Vennaskonna puhul toimis pigem Trubetski luule 2 teemat, mõistus ja anarhia. Nagu näha, on pigem tegemist mingite mõttekonstruktsioonide, mitte emotsioonidega. Tähendab, inimene millegipärast on võtnud hoiaku, et ta soovib oma kirjeldustes emotsioone pigem alla suruda, kui neid kirjeldada. Ja lõpetuseks ma ütlen teile, millest ma ei rääkinud ja millest te juba ka olete aru saanud. Kui ma märkasin eile Facebookis selle loengu kuulutust, siis üks kommentaar oli seal, see on peaaegu nagu neuroloogia. Neuroloogiast, neuropsühholoogiast ma teile ei rääkinud mitte sõnagi. Ma ei rääkinud teile sellest, kuidas muusika ajus jõuab kontralateraalsuse põhimõttest lähtudes oimusagaratesse, milline osa on mandelkehal muusikaliste naudingute saamisel ja nii edasi. Tänan tähelepanu eest. Aitäh teile kõigile, aitäh teile, Jaan-Ross. Et ärge veel keegi kuhugi ära minge. Ma usun, et Jaan-Ross on valmis vastama kõikidele teie küsimustele, mis antud teemaga on. Kohe ma annan teile ka sõna, et ma unustasin enne mainida, et kõik, kes enne ei saanud seda tagasiside lehekest, aga ikkagi väga tahaksid seda täita, sellel on ka auhind olemas, siis kohe hakkavad ringi käima tüdrukud samal ajal neius, kes jagavad teile need lehed laiali ja kui kellelgi on käes pastakas, mida te enam ei kasuta, siis saatke see ka ringile käima. Nii et nüüd olete te valmis küsimustele vastama? Olen küll. Ja palun, sealt juba esimene tuli. Milline osa on mandelkehal, mis No seda üldiselt seostatakse nende emotsionaalsete naudingutega nii palju, kui ma tean, aga ma ei ole tõepoolest neuropsühholoog ja ma suudan muusika ja emotsioonide suhetest rääkida rohkem kognitiivkäitumuslikul tasemel. Kas saite vastuse? Ei. Ei, aga Ei.
olete rahvast. Väga head mainis. Jah, palun seal veel üks küsimus. See muusika, millest te siin rääkisite, mille põhjal te peamiselt näitleid tõite, oli selline klassikaline muusika. Et kas needsamad paralleelid võib tõmmata ka teiste lugude või esitada suhteliselt, et miks mulle ei meeldi näiteks Rihanna laulud, aga meeldivad Madonna laulud, et kas see on samamoodi? See kõik on nagu see kaasaegne popmuusika on tegelikult suhteliselt ühesugune, aga ikkagi isegi nende seast on inimestel oma lemmikud, kui tundub, et esitajad on täpselt samasugused. Jah, no ma ütleksin kommentaariks kõigepealt, et kui ma õppisin Tallinna Muusikakeskkoolis aastatel 72–75, siis peeti niisuguse kergema muusika, mida Valter Ojakäär kutsub levimuusikaks, sellega tegelemist üldse ühele tõsisele muusikateadlasele väärituks. Ja ma ei ole ka saanud ühtegi levimuusika kursust omaaegses Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, nii et aga samal ajal kogu see tänapäevane muusikapsühholoogia, ta kindlasti ei ignoreeri levimuusikat ja püüab lähtuda sellest, et muusika on muusika, ehk siis see demokraatlik vaateviis, mida ma nimetasin seoses kuulamisega, ehk nii nagu ei ole üht õiget viisi kuulata muusikat, nii ei ole ka õiget ja valet muusikat olemas. Liiatigi kui mõelda sellele, kui palun vabandust ütlemärkides purki on omadega sattunud suur osa tänapäeva süvamuusikast. Ma tsiteerin Prantsuse, ütleme niimoodi kogu maailmas tunnustatud Prantsuse päritolu dirigenti ja heliloojat Pierre Boulezi, kes ühes oma hiljutises intervjuus on öelnud avangardistlike katsetuste kohta süvamuusikas. Noh, me unustasime tegelikult ära, et muusikal on ka kuulaja olemas. Ehk siis see lõhe, mul on küll selline tunne, et see lõhe hakkab tasapisi jälle nagu natukene kokku kasvama, vähemasti Eesti muusikas küll, kui Pärdist rääkida, siis keegi tuttav kunagi on öelnud, et Pärdi muusikaplaadid Saksamaa poodides ei ole mitte süvamuusika riiulil, vaid levimuusika riiulil. Või popmuusika riiulil. Kas kellelgi on veel küsimusi? Jah, palun sealt. Ennist rääkisite kasiti sellist nagu muusikas seda osa, mis võib selle meeldimise või mitte meeldimise kirjeldajaks olla. Et mingi sellist nagu unikaalsed osad. Et kas te leidis või leidnud, et te arvasite, et vist mitte? Tegelikult küsimus on pikem, et tänapäeval, eks ole, ongi levimuusikas väidetava sellised mustrid, mida kasutavad siis produtsendid, kes muusikat loovad, kuna see läheb nagu enam-vähem väga suurele massi inimesed peale. Et mingid nagu sellised suisa matemaatilised mustrid näiks nagu olemas. On küll ja jälle Pärdi juurde tagasi tulles on räägitud isegi sellest, et kui filmi eelarve on liiga odav, et siis režissöör, kui ta ei jaksa osta litsentsi Pärdi originaalmuusika kasutamiseks, siis ta pakub tööd mõnele väiksema kaliibriga heliloojale selleks, et ta kirjutaks sellist muusikat nagu Pärt. Ehk siis kahtlemata on olemas mingisugused
muusikateoorias nimetatakse neid troopideks, mis annavad edasi teatud sisu, aga siin me jõuame muidugi jälle selle pika ja keerulise küsimuse juurde, et milline on muusika seos reaalsusega. Muusika teatavasti on kunst, kus seos on kõige imaginaarsem või kõige ebaselgem. Siin on sadu aastaid esteetikud väljendanud sellele, kas ja millised on muusika seosed muusikavälise reaalsusega. No jällegi ma paratamatult toon näiteid eelistatud klassikalisest muusikast, mida ma tunnen paremini. No näiteks Bachi muusikas on ju teada üsna laialt see ristimotiiv, kus nootidega püütakse jäljendada risti kuju või siis vene hellilooja Dmitri Šostakovitš on kasutanud ühe motiivina oma teostes oma nime esitähti DSCH, mis oleks siis konventsionaalsemasse keelde tõlgituna re, mi bemoll, do, si. Nii et selliseid komponente on olemas igat laadi muusikas. Selle põhimõte on nagu siis selles, et kui sulle mingine näiteks helilooja meeldib, siis see helilooja teebki nagu mingil määras sarnaseid lugusid, et ka järgnev sulle meeldiks. Et sa nagu harjud ära selle tema süstemaatikaga. Ta võib seda teha, aga ei tarvitse. Tähendab, ta peab arvestama sellega, et kui ta liiga palju ennast kordab, et siis teda, nagu ma räägin levimuusikast, et siis teda ostetakse vähem. Tähendab, see on see, ütleme jälle niisugune klassikaline vastandus muusikateaduses traditsioonide ja uudsuse dialektika. Või ta võib hakata ennast kordama liiga palju, ikka tuletama seda Meieri teooriat meelde, eks ole. Peab olema kogu aeg mingi uus moment, mis nii-öelda kergelt kütab, aga samal ajal ei tohi see uus moment olla liiga erinev vanast, kui sellele vanale saab tugineda. See küsimus vist sai vastatud. Kas kellelgi on nüüd küsimusi? Mul siis endal vahepeal tegelikult üks küsimus tekkis veel, et kui te rääkisite sellest, et kui helilooja teeb muusikat, siis see muusika muutub meie jaoks igavaks, mis igal hetkel nii-öelda nagu üllatab meid, et kui me oskame juba eeldada, et nüüd peaks mingi järgmine käik tulema ja siis tegelikult tuleb hoopis midagi muud, et siis see muusika muutub nagu igavaks, sest et me ei oska üldse sellele kaasa mõelda. Et aga nüüd, et kui palju te ise analüüsite või vaatate igapäevaseid või tavalisi asju sama pilguga, näiteks mingisugused filmid, et alati ta lõpus, ja nüüd nad abielluvad, on ju. Et siis tegelikult see juba muutub igavaks meile. Et kuidas oleks näiteks mõne filmiga, mis igal hetkel, kui sa oskad ette aimata, et nüüd toob noaga mees, siis tegelikult tuleb hoopis keegi muu, on ju. Siis sa mõtled uue, ja nüüd ta kukub ja siis tegelikult hoopis tuleb keegi paneb talle käe alla. Et kas see film siis nagu muutuks põnevamaks või oleks ka hästi igav? Või kuidas nagu inimene reageerib üleüldse sellele? Ma arvan, et põhimõtteliselt filmi toimemehhanism võiks olla samasugune, tähendab, miks me vaatame Hitchcocki filme, näiteks sellepärast, et seal on palju ootamatuid süžeekäänakuid. Ja ta on muidugi nii-öelda tõuseb esile teiste filmiloojate juurest, hulgast sellega, et ta on julgenud seda kunstilist väljendusvahendit võib-olla kõige julgemalt pruukida. Ma vist enam-vähem sain vastus, ma pean natuke mõtlema selle. Nüüd see remark samale küsimusele, et teadlased tegid mingi matemaatilise skeemi, kuidas inimese
südamelööke hinnati siis selliste nagu noh, heade filmide puhul. Sealt tuli siis skeem välja, et sa pead tõstma inimese pulssi teatud ajal langetama, et siis see film meeldib inimestele. Ja tehti selline nagu sinusoidne graafik, siis mille järgi filmi tehes see film meeldib inimestele. Ja ma arvan, et võib olla muusikas samalaadne olla. Vägagi tõenäoline, jah. Aga see on jällegi nagu siis statistiline keskmine, eks see meeldib keskmisele inimesele, keskmisele teha film. Tähendab, üks minu endine doktorant, kes ei ole küll kaitsnud, tegi sellist tööd, et ta liuguriga palus inimestel järgida seda pingekõverat, mis muusika kulgemise jooksul toimub. Aga sealt, kui rääkida loodusteadlastest terminites mingisugused ilusaid psühhomeetrilisi kõveraid, seal küll välja ei tulnud. Seal on tohutu suured, varieeruvus oli tohutu suur. Lugem oli väike vast. Võib-olla, aga samal ajal tähendab midagi selles on, jah. Selline mõõtmine ei ole mõtet. Seda võib teha ju ka lõpuks siis juhtumi analüüsina, kui statistikat ei rakendada. Nii, aitäh. Ma arvan, et me võimegi vist nüüd lõpetada. Et teeme siis aplausi Jaan Kõskile. Minu meil keskusest teile üks meene, et te olite nii lahke ja tulite meile sellest kõigest rääkima. Aitäh. Nii et aitäh teile veel kord. Aitäh.